tere! Ma arvan, et olete kontoriinimesi enne ka näinud. Ei ole siin midagi imelikku. Pea töötabki paremini. Hapnik on rohkem. Siis kui ära tüütab, panen kinni, lähen jooksen. Soojaks läheb juba vaikselt. Aga nüüd teengi väikese pausi oma põhitööle ja asungi asja kallale, et teie aeg on kallis ja hinnaline, et seda mitte väga palju kulutada, siis miks siis täna üldse selline video? Ma arvan esiteks, et see on teile kindlasti huvitav video. Võib-olla huvitab teid, kuidas meie kanal sündis, kuidas meie kanalil on läinud viimased 3 aastat. Jah, meie kanal sai 23 veebruar siis 3-aastaseks, esimene video tekkiski YouTube'i 2022, 23 veebruar. Nii et kes tahab minna vaatama, vaadake, sumpasime lumes ja sai ka palju nalja. Aga miks just siis täna siis selline video, et täpsemalt põhjuseks selline lugu, et saime umbes 1,5 kuud tagasi YouTube'ilt kutse. Alguses mõtlesin, et see on mingi kahtlane kiri, aga kurat tuli välja, et ei olnudki kahtlane kiri, täitsa ametlik kiri. Ja meid kutsuti siis koolitusele. Jah, YouTube kutsus meid koolitusele, see koolitus kestab veel aprillikuuni. Näete, kohe panen see kõrvale väikese ülevaate. Selle eesmärk on võib-olla üle maailma meiesugused väikesed kanaleid toetada, informeerida, aidata siis käivitama YouTube'i siseseid uusi tööriistu, mis on siia nüüd nii-öelda tekkinud viimase aasta jooksul. Üks selline tööriist ongi teile ka nähtav, see on siis selle kurikuulsa telli nupu kõrval, mille nimi on siis liituge nupp. Mis seal siis all on? Seal all on meil näiteks praegu 4 erinevat astet, nende sisu on sarnane, aga nende astmete kaudu on kõigil vaatajatel võimalik meid toetada. Ja vastutasuks siis ongi eesmärk, et mis iganes lisasisu me toodame, põhisisu meie kanalil on alati tasuta, jääb tasuta, sest kõik need suured seiklused, mida me siin kogu aeg teeme, iga nädal, 3 aastat oleme põhiliselt ju midagi teile ikka kogu aeg ette toonud. Aga igasugused sellised kaadritagused, ettevalmistused, võib-olla pikemad videod mõne varustuse tutvustamisest või räägime lähemalt mingisugustest vahvatest tegevustest, mis iganes, ka võib-olla teid rohkem huvitab, et selliseid väikeseid klippe siis edaspidi liikmetele ka ise võimaldama hakkame. Ja siis vastutasuks siis küsimegi natukene rahalist toetust. Tegu on sellise püsikorraldusega. Aga tulles nüüd tagasi tuuma juurde, et ise ka mõtlesin, et võib-olla oleks üldse ju sobiv teile anda ülevaade, kuidas meie kanalil läinud on, näidata põnevat statistikat, rääkida, miks me üldse seda kanalit tegema hakkasime, mis meid motiveerib, mis on meie edasised plaanid ja nii edasi, et siis võib-olla teie ka olete rohkem kaasatud sellesse liikmesuse mõttesse ja aru saama, et miks me seda liikmesust käivitasime ja võib-olla sellist väikest rahalist tänu on ju meeleldi vastu võtame. Aga enne, kui hakkan teile arvutist siin metsas statistikat näitama, siis ma lihtsalt sissejuhatuseks ütlengi, et miks me selle kanali lõime ja kuidas see idee sündis. See idee sündis võib-olla minu peas eelkõige. Kelliga olen ma tuttav juba üle 5 aasta ja ega me hakkasime suht esimesest aastast käima kogu aeg telkimas ja looduses ja väga mõnus oli. Ise ma siis vaatasin paralleelselt ka YouTube'i, igasugu vahvaid välismaa kanaleid, kes tegi bushcrafti, kes matkas, telkis, inspireeris mind ka. Aga 3 aastat või mis 3 aastat, üle 4 aasta tagasi sattusin ka ühele vahvale eestikeelsele kanalile. Tol ajal väga neid eestikeelseid YouTube'i kanaleid ei olnud, mis siis keskendusid just loodusteemadele või sellistele loodustegevustele. Et siis see üks konkreetne meile silma jäigi ja kuna mul oli tegelikult mingisugune huvi filmimise vastu juba varem olemas, aga just saingi sellise Eesti YouTube'i kanalilt seda lisahoogu juurde ja siinkohal kohe ütlengi suured tänud sulle, eelkõige Alvar. Perega looduses kanal on teile kindlasti kõigil juba teada ja kindlasti te jälgite, et minagi jälgisin üle 1,5 aastat või umbes 1,5 aastat jälgisin hoogsalt ise ka. Ja seateks ma seda julgust ja motivatsiooni ammutasingi ja siis ärkasin üles veebruarikuus ja lõigi mulle kuplis lambi põlema, et nii, William, nüüd lähed, kuhu ma läksin Photopointi poodi
ja nüüd ostad endale kaamera ära ja nui 4 hakkad tegema. Ja nii läkski, panin 450 eurot GoPro Hero 10 alla, tänaseni siis ma sellega olengi filminud, ostsin talle mälukaarti, läks üle 500 euro ja eks ma esimene aasta ostsin isegi veel muusikat ja nii edasi, aga see on nüüd mõttetu. Igatahes suur tänu veel kord sulle, Alvar, ja kogu Perega looduses tiimile, et tänu teile võib-olla kanal siis sündis just tol hetkel. Nimi sai valitud võib-olla just sellisest kiiksust, et ma tahtsin võib-olla ikkagi teha ka välismaalastele, seetõttu vihtusime esimesed, ma ei tea, hunnik videosid subtiitritega, nii et mul on üksjagu videosid, üle 30 on neid, kus on siis subtiitrid all, sest YouTube'il oli selline vahva võimalus, et kui sa lood eestikeelsed subtiitrid alla, siis tema tõlgib need, näiteks mina tõlkisin inglise keelt, vene keelt, ukraina keelt, et eks kellel iganes, kuidas oli YouTube seadistatud, siis nii sa neid ka nägid. Aga tead, ega neid statistilise info alusel neid välismaa vaatajaid ei tekkinud ja nüüd see välismaa nimi Estonian Adventures siis nii ka jäi, kuigi kõik videod on tegelikult ikkagi eestimaised ja eestikeelsed ja eestlastele, eestimaalastele siis. Ja ütleme nii, et alguses oli ka mõte panna hetked elust enesest, aga las see jääb. Igatahes aitab nüüd sellest, lähme vaatame korra siis, kuidas meie kanalil läinud on ja mis meid siis ka hetkuvalt motiveerib ja nii edasi. Nii, nüüd ma lülitungi siis arvutiekraanile ja ise kobin siia alla paremasse nurka. Aga vot nii, et võib-olla esmalt näitaks, et kuidas siis just meie rõõmuks meie kanal ajas kasvanud on. Et näitangi teile kõik täna ausalt avameelselt ära, kuidas see statistika välja näeb ja loomulikult tänu teile on see statistika tekkinud ja tänu teile me seda asja siin üldse teemegi. Muidu kurat ei teekski. Et ise endale on ka tore teha, aga ju mitte nii palju. Igatahes, kunagi ammu see meie kanal algas, ma panen korra siia siis täpsemalt kirja ka 22, näiteks 02.02. Et kuna mul on see kasutaja juba aadamast ammu, siis kohe ütleme niimoodi, et esimene video tuli siin veebruari alguses, siis 4x6 tegime video avaldamisi, siis meie esimesed 100 subscriberit tellijad täitusid umbes ikka üle 7 kuu läks. Nii et kõik uued kanalid, kes te vaatate, siis ärge muretsege, ega meil tol ajal läks päris kaua, et esimene 100-gi täis saada. Ja mis seal ikka, siis läks hoog sisse. Et siis mainiti meid ka teistes kanalites, suur tänu jälle Perega loodusele, kes väikse hoo sisse andis, sest tänu sellele vihjamisele kasvas meie kanal siis sügisel seal juba ligi 400 peale. Ja siis niimoodi ta siin nii-öelda on hoogsalt kasvanud. Oleneb ajast, mõni video toob rohkem vaatamisi, mõnikord ma pean selgitama, et see telli nupp, subscribe nupp ei ole raha küsiv nupp, et see on väga halvasti eesti keelde tõlgitud, aga mis seal ikka, parem sõna on jälgi, follow näiteks, et see annab ka võib-olla meie kanalile sellist staatust juurde, ehk siis YouTube algoritmid ka mõtestavad seda subscribe imist või tellijate arvu niimoodi, et kas jagada nüüd rohkematele kaasmaalastele neid videosid või mitte. Et selleks on ka see subscribe imise tähendus. Aga jah, ütleme niimoodi, et ega esimesed 1,5 aastat tegimegi me ju niisama videosid, panime iga nädal midagi üles, see oli meie jaoks just kõige motiveerivam, et tänu sellele rütmile viitsisime ise ka rohkem käia, rohkem teha. Nii et see kasv oligi siis selline, et võttis 1,5 aastat aega jõuda punkti, kus me hakkasime siis ka natukene tänuraha saama. Sellega olete võib-olla kursis, et mingi hetkel iga kanal saab liituda siis YouTube'i partnerprogrammiga, mis see tähendab, kõik need nõmedad reklaamid, mis teil siin video sees või taga läbi jooksevad, siis saame meie ka ja iga kanal mingil hetkel siis väikest rahalist tasu, et pakume reklaampinda oma videodes. Aga see ongi siis tänaseni ka meie põhiline rahaline tugi. Aga mis siis veel, et juba kanalil näha, et me oleme siis, kui 1,5 aastat tagasi
hakkasime raha teenima. Lähme siis kohe raha juurde ka, võib-olla siis on ka see huvitav, et 1,5 aastat tagasi, umbes oktoobrikuust hakkasime teenima ja kuidas siis see välja nägi, et esimesed, siin on näha, et kuskilt algusest, siin on nüüd erinevad kuud erinevas järjekorras, aga siit on nüüd näha, kui palju me oleme siis keskmiselt iga kuu saanud rahalist tuge YouTube'ilt, et alguses saimegi seal 30 kuni 40 eurot, siis üle 50 euro, et siis siin vahepeal üle 60 euro, nüüd on siin üle 80 euro, siin on see praegu järjekord pigem rahalise kasvu järgi, mitte kalendaarselt, aga põhimõtteliselt siin näiteks veebruaris saime siis 100 eurot, et me olemegi siin nüüd siis 1,5 aasta peale kokku saanud 1000 eurot YouTube'ilt ja see tähendabki, et selleks oleme teinud siis üksjagu videosid. See võib tunduda korra suur raha, aga tegelikult see on väike köömes, ütleme, et see ongi meile väike tugi, selle ma panen suksusse mootori käivitamiseks, et sõita, aga tore, et ta kasvab. Ja võib-olla siit kohast ka siis see üleskutse üldse, et miks me selle liikmesuse programmi käivitasime, et meil ei ole raske teha selliseid vahvaid lisavideosid ja siis kellel on soov toetada, siis tänutäheks siis võtame väikse rahalise panuse vastu. Et selle raha, kõik see raha, mis meieni jõuab, ega ju mis ma siin ikka pikalt räägin, ega selle ju kõik investeerime varustusse, tehnikasse, näitame teile uusi asju. Ühel ikka plaani meiegi osta endale paremad matkakotid, matkavarustuse, kõik see, et see on ikkagi selline väike tugi. Kõik selline loodusseiklus ja loodustemaatika on nagunii majanduslikult rahakam. Aga igasugune tänu ongi meile teretulnud, sest üks põhjus, miks ma selle kanaliga tegin, oligi, et me saaksime mingisugust rahalist katet ka oma hobile. Et eks see YouTube'i reklaamitulu on ka ju selleks, et ikka abiks. Ja kui teie seast on ka vahvaid toetajaid, siis selle liikmesusprogrammi kaudu nüüd siis see on ainult puhas ekstra rõõm. Et eks me kindlasti hoiame kursis ka, mis me selle rahaga teeme. Ja saate ka siis kaasa rääkida, kaasa panustada ja nii edasi, et tunnustame ka ikkagi meie siis tulevasi toetajaid, püsivaatajaid ja siis küsime teilt ka võib-olla rohkem tagasisidet. Aga siin on nüüd näha, kui palju siis meie kõige populaarsem video on teeninud, see oli siis siin võrktelgiga septembrikuus ja üldiselt siis siin järjest lähevad, et sellised populaarsemad videod on üle 20 euro teeninud ja siis sellised vähem on seal üle 15 euro teeninud ja lähebki kuni alla välja, et siin alla 10 euro ja nii edasi, et kõik oleneb, mis teema oli, mis tähelepanu tõmbas, kui palju vaadati, kui palju reklaamipause oli, aga keskmiselt nii palju iga videoga siis oleme teeninud ja eks nad kõik tiksuvad meile siin järgi mööda. Mis siis veel? Loomulikult on tore võib-olla näidata teile, et kes meie vaatajad on. Nii, midagi läks valesti, ega siin vaatangi, kuidas internet toimib või ei toimi. Vahepeal muidugi üks väike lonks ka. Suur tänu Viivale. Meil veel ikka jagub natukene seda vitamiinijooki. Aga võib-olla korra mainin ka seda, et ma siin näitasin rahalist tuge ja kõike, aga meie kanalit on ikkagi ju ka mitterahaliselt toetatud ja siinkohal ka suur tänu kõikidele, et meie selline, võiks öelda, suur sponsor toetaja on olnud pesakond Jürgensonid, kellega oleme alati headel diilidel saanud endale akujaamasid, siis katusepoksi. Näete, jalas on mul auväärse ajalooga matkasaapad, et mina siin alles nendega siis siin teen väikseid samme, et igasugused sellised muul viisil toetused on ka meil väga palju abiks olnud, näiteks Armiteki täname küll ka eriti,
kes on meile 3 vahvat taskulampi, valgustit, pealampi andnud. Ja loomulikult kese on snäkke pakkunud ja ega meil neid palju pole olnud, aga kõikidel oleme tänulikud ja muidugi üleskutse, et ega siis, kes soovib, et me võib-olla ka midagi näitaksime või reklaamiksime oma kanalis või katsetaksime, siis võib meiega alati ühendust võtta ja meile saata ka muul viisil tuge ja huvitavaid asju. Kas need on siis meile abiks või me lihtsalt maitseme neid või tutvustame neid, et igatpidi oleme koostööks valmis ja võtame tänuga igasuguse toe vastu. Et mis siis veel põnevat statistilist infot? No näiteks siin näeme ära, kuna te YouTube'is istute, kuna on rohkem inimesi, kuna vähem, aga see vaatamiste arvu ei mõjuta, siis on näha seda, et näiteks 38% meie vaatajatest vaatab meie videosid televiisorist. No ma arvan, et see on uus trend ja tänapäevasemad kaamerad annavadki seda värvi ilu ka rohkem juurde. Hea mugav ju diivani pealt vaadata, et need arvutist vaatab 30% ja kõige vähem siis mobiiltelefonist 27,5%, et väga põnev info. No, meil on Soome sõpru, 3,7% on Soomest vaatajaid, Soome eestlased. Vot siin on nüüd huvitav nüanss, ma ei tea, kui täpne see on, aga selle järgi 62% meie vaatajaid ei ole siis seda telli või subscribe nuppu vajutanud, nii et kui teie seas on veel, kes saab seda vajutada, aga pole vajutanud, siis suured tänud. See on lihtsalt väike psühholoogiline toetus ja algoritmiline tugi meie kanalile, mida siis YouTube hindab. Kuidas meie vaatajad sooliselt jaotuvad? No ma ei tea, kui täpne see on, aga selle järgi on mehi peaaegu 90% ja 10% naisterahvaid. No võib-olla see nii ongi, et mehi huvitab rohkem selline sopane ja sompamine ja telkimine ja mis iganes sellised loodustegevused, et kui me teeksime võib-olla õmblussaate või kokasaate või mingisuguse tubasema do it yourself kanali, siis võib-olla oleks see teistmoodi, aga igatahes suured tänud kõigile vaatajatele ja kindlasti on ka rohkem vaatajaid naispoolelt teretulnud. Ja vanuseliselt, no ma jällegi ei tea, me siin kõige rohkem on vanuses 35–44, siis on 25–34 ja nii edasi, et vot selline info. Mis siis veel siit huvitavat? Meie kanali videode lõpuni vaatavuse protsent on päris kõrge olnud, et keskmiselt ma ütleks on kuskil 30–40%. Et jällegi selle üle ainult hea meel, et keda ei huvita, see paneb siin kohe alguses kinni ära ja keda huvitab, siis see kas või siis vaeveldes, aga vaatab lõpuni lojaalselt, kustavalt. Et nii ta on. Ja siin ongi sellised statistilised nüansid, et jah, mis siis veel huvitavat. Siin ongi põhiinfo meil, et praegu ma jätsingi 90 päeva vaate sisse, eks ta siin enam-vähem kordub, et ega see vanasti oli suht sarnane. Võib-olla siis vaatamiste arvu osas ikka kõige populaarsemad videod on need, mis on kõige rohkem vaatamisi saanud. Seal on ka siis demo videosid. Suur aitäh ka muideks Temule, kes on meid varustanud mingil määral ka erinevate abilistega, see laudki on Temust, eks ma olen sealt üksjagu tellinud ka, et see on eraldi jutt, et mida tasub sealt tellida ja mida üldse ei tasu tellida, et näiteks kui meie muutuksime praegu matkajateks, et lähemegi 3-4 päevasele matkale, mina küll sinna selle Temu varustusega ei julge minna, seljakotist jalanõudeni rääkides, et see kõik võib ära laguneda, see ei ole usaldusväärne. Aga kui te telgite, autost võtate oma laua või siis mingisugused lihtsamad asjad, risupõletid, puhumistorud, seal on väga palju selliseid praktilisi asju, kas või telgiahi või korsten, ütleme, et see kõik on selline lollikindel asi ja kui te nagunii ei tea veel, kas see hobi teid üldse huvitab, siis on ta piisavalt taskukohane ka, et te katsetada saaksite ja töökindlalt, et eks me siin seda demo asja teile ju ka näitame. Ja palju muud on jällegi, kui lähete
matkama, siis näiteks korralik riietus või varustus, kas või minge siis võtke matkaspordist. Et investeerige see raha, see on seda väärt, et ärge temust ostke matkamiseks omale kallist varustust ja siis rebeneb teil püksid keskelt katki või hakkavad jalanõud hõõruma, tuleb liim lahti või mis iganes on ju. Või seljakott pole õige ja soonib teil õlgasid, et noh, peate ikka eeltööd tegema. Ja siin on näha siis, et millised videod kõige populaarsemad on, eks värskemaid videosid ka või kus me siin 3 kanaliga koos midagi oleme teinud, siis meie üks vana kalapüügi video ja siis järjest lähevad sinna 6000 ja nii edasi allapoole, et kuidas siis see vaatamiste näit on. Ja no vot, ega ma ei teagi, mis veel, et võib-olla kui teil endal on küsimusi, pange alla ja võib-olla veel näitangi nüüd korra veel seda ka, et tulen tagasi selle liikmesuse juurde, et siin tellimisnupu kõrval on liikmesuse nupp. Noh, võtan siit ükskõik mis video lahti, siis teie tavaliselt näete seda seal video alt. Noh, nii, siin ongi see liituge nupp. See siis avabki sellise väikese vaate, et kuidas siis meie kanalit saab toetada, kellel huvi on. Noh, siin on näha, et saab 3 eurot kuus, 5 eurot kuus panustada, 8 või 10, et ma ise neid numbreid ei pannud, YouTube andis valida. Ja ega noh, selle raha on ju, noh, saate isegi aru, et investeerime siis tulevikku ja investeerime uutesse seadmetesse, varustusesse, anname ülevaadet, võime meelsasti ülevaadet anda, kui mingi summa kokku on saanud, et mis me selle eest ostsime ja alati teie soovitused on ka teretulnud, mida soetada ja siis tänutäheks liikmetele näitamegi selliseid lihtsamaid lisavideosid, mis võib-olla pakuvad rohkem huvi. Isemoodi videod, kas või sellest, kuidas me tippitelki kodus kuivatame või kuidas me pakime omale varustust kokku enne kui läheme reisile või ja nii edasi, et kõiksugu selliseid klipikesi, et ühe olen sinna juba teinud, see oligi meie viimane temunodi pakk, mis meile siin tuli, et tegime ta juba pakituks ja panime siis väikse video. Et jällegi põhivaatajad ja kõik, ärge nüüd kuidagi seda vaadake imelikult, kõik kanal jätkub samal viisil, põhisisu samal viisil, see on lihtsalt selline lisaväärtus, lisalahendus, kuidas soovijad võivad meid läbi selle süsteemi rahaliselt toetada ja meie tänutäheks anname natukene rohkem sisulist videoväärtust või mingisugust infot vastu. Et kõik muu jääb endist viisi ja tuleb edaspidigi suure tõenäosusega iga nädal üks video, et mitte miski ei muutu. Aga vot, et siis aitab sellest pikast lobast vahutamisest, joome veel vitamiinijooki ja mul on kaasas üks imelik toit, ma teen ühe toidu ka ära ja siis on aeg tööle hakata. Lõunapaus saab läbi. Selle söön ka veel ära, et sellist jama nüüd kodus ei kannata süüa. Aga jah, võt nii siis, kui kellelgi on mingiseid täpsustavad küsimusi või mingi huvitav nüanss jäi mul avaldamata, näitamata, siis pange kommentaari ja vastan ja muus osas siis kohtume varsti taas ja käige ka siis vahepeal metsa. Tšau!